võtame vastu teie kirju ja saate jooksul, saate reklaamipauside ajal, siis vastame nendele. Samuti on võimalus meile Skype'iga sisse helistada, Skype'i aadress teine ekraan ja seda siis ka jooksvalt saate jooksul võite seda teha. Nii, räägiksime ka mängudest. Meil on käimas 2 väga olulist mängu. Kõigepealt on meil aktiivse vaataja mäng. Ehk et kõik, kes meile saadavad küsimusi, helistavad Renele, siis nende vahel valime täna välja koguni 2 sellist Santa Maria kinkekomplekti. Need on väga rikkalikud, siin on väga palju toredaid asju. Pärast võib-olla räägime nendest natuke lähemalt. Igatahes kindlasti tasub olla aktiivne, helistada ja kirjutada meile. Ja teise auhinna ühe valib siis välja Rene ja teise valivad siis välja külalised, et ka teil on täna tähtis ülesanne, et saatke kõigile küsimusi ja proovige nende süda võita, siis saate auhinna endale. Nõndaks, ja meil on ka teine mäng. Teine ekraan on leitav Facebookis, kes veel ei ole seda leidnud, et leidke üles teine ekraan, jagage, likeige ja kirjutage alla, et te soovite Hispaania päikese alla ja juba 19. aprill loosime siis selle reisi Hispaaniasse välja. Mängudest veel natukene hiljem, uuesti, aga Rene, tore, et said täna õhtul meie juurde tulla ja räägi siis, kelle sa siia kaasa võtsid, et täitsa mõnus seltskond sul siin kaasas. No, põhimõtteliselt võtsin osad sõbrad siis kaasa, aga ma laseks pigem neil endal tutvustada, et mis ma ikka lobisen nendest. Las nad ise natuke saavad ka lobiseda, muidu nad siin vaikselt peavad kössitama. Okei, mina siis olen Anni, mina olen Rene tüdruksõber, kõik vist on juba reklaamis mind näinud. Seega, et siis saate mind näha, et mis rolli mina mängin seal ja mis tähtsus minul on. Mina olen siis Airika, mina olen selle imelise muutuja kauni sõbranna tätitütar. Mina olen Anna-Maria, ma olen Anni sõbranna. Ja mina olen Taavi, et mina siis tean Reneed tegelikult Anna-Maria kaudu. Et ühesõnaga kõik siin on saanud alguse sinu tüdruksõbrast, nagu ma aru saan, jah? No, mingil määral küll, et siuke meeldiv seltskond on kokku tulnud ja kes saavad oma vahel rahulikult suhelda ja selline hea keskkond alati nende seltsis olla. No aga esimene pilk on nüüd teleekraanile vaadatud, vaatasime siin TV3 uudiseid ja juba väike treiler siin jooksis, et saatest, mis siis kell 8 hakkab, et mis esimesed muljed on? Mis ikka, ise treilereid vaadates vaatasin, et vist kõige rohkem nendes figureeringi mina, nendes esialgsetes ka, et selles mõttes see kõik on ise nagu enda silmaga läbi nähtud, küll mitte saade, et saadet saab raudselt olla huvitav vaatama. Kuigi üks asi mind raudselt häirib, mis on mu enda hääl, nagu seda kuulda hoopis muud moodi on natuke selline kahtlane tunne, ütleme nii. Mida sa saatelt ootad, et sa näed ka ju samamoodi täna saadet esimest korda? Ma ei teagi, ma loodan, et tuleb meeldiv saade ja järjekordne treiler. Et ei, ma lihtsalt loodan, et kogu see mõte, millega ma sinna saatesse läksin, et see tuleb ka välja, et pigem inimeste teavitamine, et sellised probleemid on olemas ja võib-olla inimeste julgustamine. Mida ootab tüdruksõber? Kuidas üldse võin ma teid? Sinata, võib küll. Jah, et Anni, mida siis sina ootad saatelt? Et just mida Rene mainiski, et tuleks see mõte välja, et just see, et inimesed teadvustaksid tegelikult, et kõik ei tule sellest, et söön paksuks ja olen kole, et tegelikult haigused tekitavad ka igast tervise hädasi. Ning et minust ei ole väga jubelt inimest tehtud, ma loodan seda. Et oleks tore inimene minust tehtud, et see oleks tore. Selge, aga see, kas teie ootused lähevad täppi, jõuame vaadata, jõuame kommenteerida. Hetkel vaatame siis TV3 7 uudised lõpuni. Ja loeme viimaseid minuteid, pool tundi siis, kuni saade algab. Ja teise ekraani vaatajad, olge TV3 kanalil, olge meiega ja reklaamipausi ajal räägime taas. – 20 minutit veel ja siis see saade hakkab ja siis me näeme, mis põnevad kokku saatesse siis tuli. Ja minuga ongi Rene ja tema sõbrad. Ja me ennist lisaks rääkisime Reneega, rääkisime Anniga ja äkki ootused ka teistelt, enne kui me veel päris
saateni jõuame. Mida teie saatelt ootate ja kui suurt rolli te Rene muutuse juures mängisite? Muutumise loo juures siis selle aja jooksul. Mida ma ootan? Tegelikult mina ootan näha, mida Anni tegi. Seda on väga suur kapriisitar nagu. Tõsiselt, ma tahaks näha nagu, mis temast nagu välja vorbiti sealt. Ja mis... Sorry. Seekord saad anda. Nii, ja sõbrannas... Ma tahan näha ikka, kuidas Rene ikka mõjutas, siis praegu ikka näha, et ta on enesekindlam, aga kuidas see kokku monteeriti, et mis tegelikult oli, et inimesed arvavad, et ta lihtsalt nagu sõi ennast suureks ja siis arvas, et nüüd võttis alla, et läheb ikka pärasele, et nii see päris ei olnud, et inimesed saaksid aru sellest. Ega ma enda ootusi ei oskagi väga öelda, sellepärast ma ei olnud nagu selle protsessiga kuidagi seotudki. Mul on kõik uus ja huvitav, et teagi. Jah, said lõpuüritusel. Nii see vahepeal neid ka. Jah, aga... Rene, kui palju sa üldse oma tuttavatele ja sõpradele ja lähedastele rääkisid sellest, et sa oled valitud saatesse? No see ringkond selles mõttes oli suht koht väike, et ma üritasin hoida nagu seda kaja miinimumi, eks. Aga eks tööl osad inimesed teadsid, kellega ma pidevalt suhtlen ja kes nagu pidid andma nõusoleku, et ma üldse saaksin töölt aja maha võtta selleks taastumise ajaks. Ja eks mõned väljaspool tööd, aga jah, selles mõttes üritasin võimalikult madalat joont hoida selle koha pealt. Kuidas siis Pruut suhtus sellesse, kui ütlesid, et sa plaanid sinna minna? Pruut kindlasti saab ise ka oma sõna sekka öelda, aga... Selles mõttes, et ma olin juba eelnevalt mõelnud, et ma teen mingid taolised operatsioonid ära. Et võib-olla see otsus, kui nii võtta, ütleme nii, et 70% minu poolt, 30% ka Anni toetus sellele, et vajutada lõpuks sellele ankeedile see saada nupp ära, et selles mõttes otsus enamjaolt oli minu poolt ja Anni toetusega. Et sina kirjutasid valmis ja siis Anni vajutas saada või? Päris nii ei olnud. Aga ei, lihtsalt see, et ma ikka küsisin, siis ma nagu olin, et kui sul siuke võimalus on, mõtle, kui sa saad, milline loterii võit tegelikult see on, et see muudab see elu nii igaveseks ja nagu väga positiivselt, et sa ei pea nagu häbenema ennast või nii, et enesekindlus see on nagu siuke tähtis asi, mida kõik inimesed tahavad ja kui on nagu võimalus, et siis miks mitte. Aga sa kiitsid selles suhtes heaks, et tegelikult noormees läks paljastas ennast terve Eesti ees. Ma mõtlesin selle peale, et selleks hetkeks, kui see eetrisse jõuab, siis ta enam selline ei ole ja siis see nagu enam ei mängigi nii suurt rolli ja et kui ma teadsin, et see muudab nagu elu, siis ma olin nagu nõus ka leppima, et tegelikult ma ei leiagi, et me käime kõik paljalt rannas aluspükste ja ujukate väel, et selles mõttes, et seal pole midagi erilist ju. Ja kas sa oled seal teleekraani peal või sa oled rannas, et tegelikult kõik ikkagi näevad siis samamoodi. Seda küll. Teil on mõtteid lisada? Tegelikult suht kõik see sama, mis Anni juba ütles, et meie mõtetest ka läbi käinud. Et kui siuke võimalus nagu kätte antakse, et miks mitte siis seda kasutada, eks ju, et minu meelest väga õigesti tegid, et läksid sinna saatesse. Ja kallid teise ekraani vaatajad, kui teile on antud kätte võimalus võita üks kotitäis väga-väga ahvatlevat Santa Maria kraami, siis miks selline võimalus käest ära lasta? Et kirjutage meile küsimus stuudio@teineekraan.ee. Teil on võimalus Rene käest otse küsida, aga miks mitte ka Rene Pruudi Anni käest või Rene sõprade käest. Küsige, mis teil südamel on ja kindlasti olge siis valmis 10 minuti pärast umbes TV3 vaatama, kus siis Rene imelise muutumise lugu alguse saab. Aga et see auhind, et lihtsalt mitte öelda Santa Maria, vaid näidata ka tegelikult, kui ahvatleva auhinnaga on tegu, et te kõik oleksite väga aktiivsed, siis palun, auhinda on täie raha eest, kohe 2-3 e-maili küsimuse eest, et olge aktiivsed ja kirjutage meile. Ja see on kõigest üks kott, et 2 auhinda täna loosime välja ja olge aktiivsed. Ja meie osaleja Rene on ka meil täna auhinna pagasi väikse vist kaasa võtnud, et Rene räägi. Jah, et mis ma nüüd nagu mõtlesin omalt poolt, et
julgematele, kes saadavad siis küsimusi või kes julgevad ka helistada otse-eetrisse, et nendel on siis niisugused väiksed Skype'i krediidivautšerid, millest siis saab ka Skype'i teenuseid kasutada, helistamiseid mobiilide tavatelefonidele, SMS-i saatmisvõimalusi ja kõike muud proovida ise järgi, et kellel pole veel krediiti nii-öelda konto peal olnud, et siis nüüd on väike võimalus. Kes veel ei tea sinu seost Skype'iga, et kus sa need auhinna vautšerid pihta panid siis? No auhinna vautšerid olid siis mul tööandja poolt organiseeritud mingil määral, et kes siis veel ajakirjadest, ajalehtedest ja online väljaannetest pole lugenud, siis ma töötan analüütikuna Skype'is ja see firma on põhimõtteliselt iga päev minu elus ja koht, kus ma põhimõtteliselt enamiku oma päevast ka veedan. Selge, nii et kallid teise ekraani vaatajad, olge siis täna väga julged, meil on väga tore muutuja ja miks teil peaks olema veel eriti palju küsimusi, ongi just nimelt see, et meil on siin lisaks muutujale ka palju teisi toredaid inimesi, kelle käest küsimusi küsida. Nii et saatke julgelt küsimusi ja väga vaprad siis teine ekraan, lisage ja helistage meile videokõnega sisse. Nüüd vaatame me lõpuni uudised ja juba tuleb. Ja kohtume siis juba Rene imelise muutumise saate alguses. Kas sa nüüd tead, kuidas peab hambaid pesema? No jah, peeti väike kiire loeng juba castingul isegi ära, et öeldi, et pese niimoodi, kasuta seda ja sealt edasi läks. Sa said hammaste valgenduse ka, et kas nüüd on kuidagi julgem ka naeratada? Võiks öelda, et seda julgust naeratada oli tegelikult nagu alati, et ei üritanud varjata selles mõttes enda hambaid, et ka hambaarst ütles, mida küll saatesse ei pannud, et tegelikult naturaalne värvitoon oli suht hele mul, et looduse poolt antud head hambad. Et selles mõttes, ütleme niimoodi, see valgendus midagi muutnud, et võib-olla just teiste inimeste jaoks seda tooni või pigem seda viisi. Saate esimene pool natuke viis meid tagasi ka, ütleme niimoodi aastate tagusesse aega, et kus see probleem üldse alguse sai, mida siis see saade siin nüüd tunni aja jooksul üritab nagu eemaldada või parandada. Et räägi natuke, millest üldse kõik alguse sai? No tegelikult see probleem sai alguse kus ma olin kuskil 9 aasta või selline, kus ma avastasin, et kaal hakkas järsult kasvama, et aastast aastasse niimoodi kuskil 12–15 kilo, vahest isegi 18 kilo tuli juurde. Ühes aastas? Ühes aastas. No nii. Ja siis ta kasvas ja kasvas, kuni käisin küll arstide juures, aga keegi ei avastanud seda, mida avastas siis see arst, kes suutis mulle nii-öelda siis seda abi pakkuda ja avastas selle kilpnäärme alatalituse. Ja peale seda oligi, et ühtede ravimitega normaliseeriti kilpnäärme töö ja peale seda oli lihtsalt see kaalu langes meeletu, et midagi nagu erilist muutma enda elus ei pidanud, sest söömine ja kõik olid normis, aga lihtsalt see kaal langes metsiku kiirusega. Nii et purustad müüdi, et kõik inimesed, kes on paksud, alati söövad ennast paksuks või on laisad ja ei viitsi trenni teha? No võib öelda küll, et alatihti võib olla probleem ka mingis haiguses, et võib-olla ühiskond ei tunnista seda niivõrd probleemina, et on see kindel üks vaade olnud neil. Aga konkreetselt sinu paksusest siis rääkides need aastad tagasi, et mida ühiskond või mida ümberkaudsed arvasid, oled sa ka midagi kuulnud tagasisidet? Ega eriti ei ole, et need inimesed, kes mind võtsid vaevaks nagu tundma õppida, need said nagu selles mõttes aru, kes ma inimesena olen. Kindlasti ma arvan, mõned inimesed vaatasid hoopis teise pilguga mind tänu sellele, aga ei, selles mõttes tagasisidet midagi pole kuulnud. Ainuke tagasiside, mis nüüd on nagu saate koha pealt tulnud ja selle kohta on see, et hästi positiivne kõik olnud ja kõik selles mõttes on toetanud seda otsust, seda kõike teha. Siis juhtus see, et võtsid alla haiguse, ütleme nii, et see tõeline ülekaalu tekitaja siis põhjus leiti ülesse, hakkasid alla võtma ja tekkisid niinimetatud saates väga
kuidagi illustratiivselt nimetatud ripprinnad ja rippkõht. et arvestades tippkaalu 190 kilo, kui kiiresti su kaal langes? No tegelikult see põhiline muutus toimuski 10-11 kuuga, kus oligi reaalselt 80 kilo sellest massist lihtsalt kadus ja kuna see kõik arvatavasti toimus ka keha jaoks kiirelt, siis nahk ei tõmmanud tagasi, aga ei teagi, kui palju see nahk üldse tagasi oleks tõmmanud siukse kaalulanguse järgi üldse. Et selles mõttes see nahk oli olnud pingul juba selles mõttes päris tükk aega enne, kui see abi tuli et ma arvan, et mingi nahk oleks ikka jäänud sealt, isegi kui oleks see kaalulangus aeglasemalt olnud. Anni, sinul oli ka oma roll, et sõbrannad ja kogu seltskond siin on väga põnevil, et tundub, et sa oled sama suur staar kui Rene, et sinu etteastet ja sinu ütlemisi oodatakse ka väga põnevil, et kui karm või mis sõna sa kasutasid parasjagu? Kui kapriisiter sa seal oled. Esimene lõik, ma ei tea, minu arust tuli Rene kohta nii palju ilusaid sõnu, et ohohoo. No tegelikult oligi see, et eks alguses, kui filmiti ka ei olnud ju kindlad, et me tegelikult sinna saates saame. Ja siis, kui olid operatsioonid, siis see pinge ikkagi oli nii suur ja siin enne nagu sinna siis Rene juurde laskmis mind ikka peedistati umbes 3 tundi, et sa pead seda ütlema, sa pead seda tegema ja niimoodi siis lõpuks ma olin ise ka nii närvis juba, et kõik öeldakse ette taha ja siis need sõnad tulid sealt niimoodi üle huulte niimoodi, et ma tahtsin nagu kuidagi viha välja elada millegi peale. Aga praegu need esimene kolmandik näitas siis ju operatsiooni eelset aega, et siis kui ei teadnud veel, et saatesse saab, siis peab ilusaid sõnu ütlema, jah? Ei, siis oli pigem just see, et ei olnud nagu pinget, et ei osanud arvata, aga siis kui just see, et Renega on operatsioonid, ma ei teadnud, mis temaga tehti ja et kõik see, et operatsioon tegelikult kestis meeletult kaua ja põhimõtteliselt keelati infot öelda. No ütleme, et operatsioonide juurde me tegelikult veel jõuame, ärme tõtta sündmustest ette, okay. Aga kui ma mõtlen tagasi korraks nendele kõikidele plussidele, mis sa ütlesid, et kindlasti küsiks siis kohe nüüd nende plusside lisaks, et kui palju sind see tegelikult üldse siis häiris, milline Rene oli, et tundus, et kõik oli ju hästi? Ei, aga mind ei häiringi see, et nagu ma ütlesin ka seal, ma õppisin nagu tundma kui teda inimest, ma ei vaadanud nagu pilguga teda niimoodi, et paks ja laiske nii ja pärast ma sain ka aru, et tegelikult, et tegelikult see ei olegi nagu tema süü olnud, et ta lõpuks ikkagi suutis ennast avada mulle, miks ta selline on olnud ja mis ta kõik tegelikult läbi on elanud, et see, mis seal kõik enne seda on olnud, on ju tegelikult meeletu raske, et see koolis kõik see laste narrimine ja see on siuke keeruline asi, et tegelikult seda mõista ja see, mida kõik see enesehinnagu teeb, et ma tundsin inimest tundma kui seespoolt, et see välimine pool ei olnud minu jaoks tähtis ja seal küsitakse ka mingi hetk, et kuidas need armid mind häirivad, et mind ei häiri mind. Et see teebki oma pärasemaks ja ka mälestused sellest, mis ta on kunagi olnud. Et siis et... Kui kaua sina Renet tunned või oled tema tüdruksõber siis? 3 aastat saab varsti. Et 3 aastat oli võimalus hoida kinni. No jah, eks ma mõnikord ikka sain niimoodi mängida nendega ja siis ütlesin, et et nüüd lõigatakse ära, et enne oli hea pehme kõhu peale pead panna, et nüüd enam seda teha ei saa. et sellest leidsime ka omad rõõmud ja et selles mõttes, et ei leidnud, et peaks kuidagi mingit pärast tundma halvasti, et igast asjast tuleb rõõmu leida. Jah. Aga kohe hakkab meil uuesti saade ja vaatame siis ka edasi. Senikaua tahaksin veel meie vaatajatele, meil on ka mõned küsimused Rene sulle juba tulnud ja vaatajad, saatke meile ka endiselt veel küsimusi stuudio@teineekraan.ee ja järgmisel pausil ehk õnnestub või siis saate lõpupoole võtame kõik küsimused ka ette ja Rene vastab neile. Aga oleme peatselt tagasi, vaatame Rene muutumist edasi. Oleme siis taas teisel ekraanil, ka teine kolmandik saates sain nüüd vaadatud ja see oli selline mõnes mõttes karm kolmandik, et see oli siis see hetk, kus me vaatasime Rene sisse. Rene, kuidas oli ennast vaadata seest poolt? Mis seal ikka oli? Mina tol hetkel õnneks magasin õndsat tund, aga ei, selles mõttes hull ei olnud, sai viinamarju siin söödud ja
ja pigem oli siuke huvitav lõppkokkuvõttes vaadata, mis nagu reaalselt ikkagi seal opilaual toimus, kui oli hea uni. Mis kõige hullem või kui sa ütlesid üldiselt ei olnud, aga mida võib-olla kõige raskem oli vaadata? Võib-olla naba tõesti, et see on siiamaani siuke, kuidas öelda, et see on natuke imelik või tunneb, et ise nagu tunnen, et see on võib-olla hetkel, ta paraneb veel. Aga on paigas? Jah, paigas, aga ta on lihtsalt harjumata teistsugune, et muude keha eripäradega olen juba harjunud ja nüüd ongi need väiksed viimased paranemishetked, et need tursed asjad võivad alles kaduda kuskil poole aasta pärast peale operatsioone. Ja nüüd see karm statistika sealt teleekraanilt ja arstide suust, et 50%, et nibu ei jää püsima, kas sul on nibu alles? Mõlemad on täitsa alles. On mõlemad? Yeah. Ära pole kukkunud? Ei, toimivad nagu vanasti. Aga Anni, julged sa ikka nagu kõvasti sellest kinni võtta või kardad? Ma veel ei ole julged seda teha, et nad on natuke teistsugused ja nagu veel paranevad, et nad näevad minu jaoks üsna kahtlased välja veel. Ma veel ei luba ka, sest ma tean, et paranemisfaas on. Aga ei jah, et iseenesest ju temaga läks juba hästi, et see kõik need asjad, mis seal enne loetleti, et mis kõik infektsioonid võivad tulla, et ta oli imeline meil selles mõttes, et ta paranes meeletult hästi ja teil ei olnud mitte midagi viga, mitte midagi ei olnud, palavikku ei olnud mitte midagi, kõik oli väga ok. Anni, jõudsime nüüd sinuni, et teises lõigus olid sina ka meil väga suur staar, et Anni, kas sa oled pettunud? Ei, ma ei ole pettunud, see oli lihtsalt siuke draama tegemiseks, et oleks huvitav vaadata, et tegelikult ma olen väga rahul, et see on vaata, kui oli ka näha teda, et plaastritega, et see ei andnud täit muljet ja peale selle need tursid, et nüüd kui juba need tursid on tegelikult enamasti kadunud, et see tulemus on tegelikult meeletu hea ja kõik see armid, need veel paranevad, aga need on hästi peenikesed ja et see, mis töö on nagu tehtud kirurgide poolt on väga hea olnud. Et lõppkokkuvõttes võib siis öelda, et see algne hetk, see oli hetkestaadium. Ja hetkestaadium, et ma ei näinud ju tegelikult täita asja, et ta hetkeks keritas oma tekikest ja siis ma pidin selle puhul enda hinnangu andma, et nüüd on ju kõik ju, ma olen näinud seda oma silmaga lähemalt ja kõik on paranemissükest. Et ma tean, mis tegelikult enne oli ja mis nüüd on ja et see on ikka väga muljetavaldav, mis on tehtud. Aga tavaliselt öeldakse, et pettumus tekib siis, kui on ootused. Mida sa ootasid, kui sa Rene sinna operatsioonisaali saatsid, et milline mees sulle sealt välja tuleb? No ikka siukest filminäitleja figuuri, et kohe tuleb siuke musklites ja pumbatakse täis, et mine teab, pannakse äkki tagumikku silikoni ja siis rinnal jääsed tulevad ka silikoonist, et ikka vaatad, et seal filmis tulevad, et siuksed mehed, aga siis tuleb siuke sidemetes ja siuke tavaline mees, siis nagu ei oskagi midagi nagu öelda, et muidugi tekib siuke pettumus. Tädi tütar, ootasid, mida Annist ja mis tulemus on? Kuidas kommenteerid? Ma arvan, et väga hästi on teile näidatud. Mitte halvas mõttes. Aga ma natuke tunnen teile rohkem kui mõned teised siin. Ei, tegelikult tead, see oli ainult üks koht ja et on pettunud, et tegelikult seal nagu rohkem on midagi hullu, et see nagu oli hea. Et kõik, mis Anni ütles, on täitsa iseloomulik. Ja tal täiesti selles suhtes, et Anni on kogu elu selline olnud, et aus ja otsekohane ütleme nii. Ütleme, et tal on need enda hetked. Jah. Ja kui sina seal ärkasid, ja Anni ütles, et liiga vähe oli ära võetud, mis siis peast läbi käis? Tegelikult midagi nagu ei käingi peast ausalt öeldes läbi. Mul oli just tol hetkel pigem endal see, et saaks nagu taastatud sellest, et ränkoperatsioon tegelikult selja taga ja oligi, et turseid oli tunda. Ma teadsin, et see ei ole see lõpptulemus, mis nagu jääb. Et siiamaani on mõningad üksikud tursed jäänud, et lihtsalt ütleme niimoodi, et see body, mis mulle seal ühes klipis ka näidati seal lõpus, see, mis anti, et seda olen lasknud ikka 6-7 korda kohe kindlasti juba koomale tõmmata, et sellest on tekkinud juba täitsa lendorava kostüüm selline. Et mina nagu selles mõttes, ütleme, et need kõik tulemused vastasid minu ootustele,
et ma sain lahti asjast, mis mind terve 6 aastat oli vaevanud. Et ta oligi põhimõtteliselt see viimane samm selles alustatud selles muutumisprotsessis, mis algaski selle kaalulangusega. Siit ka üks vaataja küsimus, et Allan küsib, et kui kaua sul see kõik valutas ja kas valutab ikka veel? Valu koha pealt võib nii öelda, et põhimõtteliselt päeva ma veetsin kliinikus peale operatsiooni ja ülejärgmine päev siis sain koju ja vist kodus ma veel tol päeval võtsin valuvaigistit ja rohkem ei pidanud võtma, sest ma ei tundnud mingit valu sellest. Ainuke valu, mis võiski olla, oli see hetk, kus ma pidin võib-olla püsti tõusma, aga see oli ainult korraks ja hetkeline. Närvid olid ju läbi lõimutud. Jah, et... Tunne ju midagi, kui närvi pole. Et selles mõttes ta ei olnud valus. Et ma isegi olin selles mõttes üllatunud, et valu ei olnud mitte midagi, et sai täitsa normaalselt olla, puhata välja sellest operatsioonist. Raske uskuda, et ei olnud valu ega midagi, sest neid arme vaadates, need olid ikka päris tõsised, et kuidas, Anni, kuidas te selle armide eest hoolitsemine käis? No alguses oli see, et ikkagi nädal aega ei tohi üldse vett sinna saada ja siis kõik siuke pesemine oli ja kõik ju pidi mõtlema, kuidas need märjaks siis saa. Ja siis lõpuks oli muidugi see, et pidi neid plaastrit vahetama. Et Reneel tekkis ka lõpuks see plaastri allergiga veidike, et siuke hakkas ketendama nahk. Et aga jah, et ise ütles, et see on päris siuke võigas, et sa näed, et siuksed koorikud on peal ja et vahetada neid plaastreid, mis ta ütles, et ükskord pidi nagu täitsa maha võtma, maha istuma, et silma puhata, et siuke võigas vaatepilt. Jah, et see oli põhimõtteliselt see esimene kord, kui ma ise plaastreid endal vahetasin ja sain rahulikult pesus käia. Et siis oli küll, et kui eemaldad neid plaastreid ja näed neid korpe ja asju seal peal, et eks ta päris võigas pilt on tol hetkel. Aga see oli ainult see üks kord, et siis edasi oli juba harjumise asi ja selle plaastriallergiast sai ka suht koht õigel ajal lahti, et ta tekkis põhimõtteliselt viimasel paranemise nädalal, et siis enam ei pidanudki nagu plaastrit panema. Ja sõbrad siit poolt ka, et kuidas teile tundus siis kõik see operatsiooni plokk, mida kõik Reneele tehti, kui palju rasva sealt ära võeti, kuidas oli seda vaadata? Üsna võigas. Tulemus on kindlasti hea, aga ma ei tea, me väga ei vaata siukseid asju. Kuidas inimesi lõidutakse? Ma ka pigem mõtlen nagu tulemusele, et see tulemus oli jah tõesti hea. Kui tema nagunii seda ei tunne, siis valu ei olnud, siis vahetust eriti ei ole. Vaadata niimoodi kõrvalt öelda, et võigas on, et minule see nagu muud ei mõjutanudki nagu. Aga meie ei ole tegelikult siin veel päriselt lõpptulemust näinud, et kuna saade hakkab, siis vaatame ka lõpptulemus ära ja siis räägime taaskord. Olge meiega! Rene istub siin minuga koos laua taga, on teinud seda juba viimased 2 tundi ja istume ka edasi, sest et nüüd on see koht, kus me saame kõik ära rääkida, mis veel seni on rääkimata. Saame ära lugeda küsimused, mis sulle on tulnud ja kommenteerida kõike muud. Sedasi, aga äkki veel lõpetuseks kutsuks veel inimesi kirjutama meile stuudio@teineekraan.ee. Kui teil on veel küsimusi, siis varsti hakkame neid kõik koos vastama ja auhinnad on endiselt Santa Marialt ja väga-väga kopsakad võib nii öelda. Rene, nüüd on saade läbi ja kõik pehmest arvutipoisist sai asjalik ja igatepidi vormis vonksis noormees. Kuidas sa ennast nüüd siis praegu tunned? Kui hästi või kuidas täpselt? Eks see tulemus, nagu ma ennist ütlesin, sellega ma olen rahul. Nüüd nagu on põhimõtteliselt mu enda teha edasine nii-öelda vormindamine. Et eelmisest nädalast lubasid arstid juba vaikselt trenni hakata tegema. Seega nüüd ma olengi siin järjest lasknud jõusaalis, et uuesti lihaseid üles töötada ja ennast vormi ajada. Et kuna ma hommikuti käin, siis on jõle hea algus hommikutena.
Oli siin küsimus ennem Allanilt, et kui kaua valutas ja kas veel valutab, et meile see teine pool natukene nagu vastamata süssid eriti ei valutanud, aga kas midagi veel annab tunda kuidagi, et kuidas see su elu praegu edasi on mõjutanud? Ei, enam ei anna mitte midagi tunda, et saan rahulikult kõike teha, mis vaja ja tõesti mitte mingit valu enam ei ole kaasnud sellega. Aga millised piirangud, kõik need operatsioonid on su elule pannud? Võib-olla suurim piirang, mis oligi see, et algselt olin põhimõtteliselt 2 nädalat kodune inimene peale seda esimest suuremat operatsiooni. Aga peale seda, ega ta mingeid muid piiranguid ei olegi nagu seadnud, sest ma üritasin võimalikult kiirelt tagasi tööle saada ja võimalikult kiirelt tagasi normaalse elu juurde. Et tõesti viimane nädal kodus olla oli juba tõesti selline, et kus on läimsein, mille vastu saab enda pead nagu taguda, et tõesti. Õnneks tol ajal, kui operatsioon oli Australian Open telekast, et sai tennist vaadatud hommikust alates. Anni, lõpptulemus sinu silmade läbi, et siit saatest nagu jooksis läbi, nagu kõik käis sinu nimel, kõik käis sinu pärast. Kui palju Rene sinu nimel on vaeva üldse näinud ja mis sa arvad, kui suure osa moodustas sellest see, mida sina temast arvad? Selles mõttes, et minust seda panustab kindlasti väga palju, et ta näeb väga palju selle nimel vaeva, et ma oleksin õnnelik ja kõik oleks korras. Aga ma arvan, et ikkagi see operatsioonide otsust oli ikkagi sellest, et see enesehinnang, et on suured ambitsioonid, on mõtted, unistused, kuhu jõuda, aga kui sa ikkagi ennast mugavalt enda kehas ei tunne, siis mingid piirangud on ees, et nüüd see enesehinnang on kindlasti nagu palju suurem ja need ambitsioonid ja unistused on võimalikult täituma nüüd. Ja meeldib Rene, ka sulle nüüd rohkem? Ta meeldis mulle enne ka ja selles mõttes, et miks ma ikkagi temaga koos olen olnud, et see on ikkagi siuke imelik küsimus, et mulle meeldib see Rene, kes on praegu ja mulle meeldib ka see, kes oli enne, et tähtis on ikkagi see, mis on sees, mitte väljas, et seda me näeme ainult silmaga, aga see, mis on hinges ja mõttes, see on hoopis midagi muud. Aga mis on muutunud endise Rene ja praeguse Rene juures sinu jaoks? Minu jaoks. Mingi muutus peab ju ometi olema. 6 kuud vaeva, valu, Rene on rassinud, valutanud. See enesekindlus siuke olla, võib-olla just see positiivsust on ka nagu rohkem, et ta tuleb ja naeratab, et ta on rõõmus, et tuleb, räägib, et ma käisin täna trennis, et ta on ju õnnelik nende saavutuste üle, mis ta on teinud ja isegi see, kui ta nagu operatsioonilist taastus, siis tead, ma nagu sain ise enda asjad nagu ära ühendatud ja ma käisin nagu autole sõitmas, et siuke hästi siukest väikest asjadest tundis rõõmu ja see nagu tegi ka mind rõõmsaks, et ta tunneb nagu elust rõõmu peale seda, mis nagu kõik oli tehtud temale. Kogu see tegelikult lisades Anni jutul oligi see, et põhimõtteliselt peale operatsiooni sa pead uuesti lihtsalt ennast õppima tundma, et sa oled harjunud selle ühe minaga, äkitselt põhimõtteliselt paari päevaga on sinu endisest minast tehtud midagi uut ja eks see vajab harjumist nii endale kui teistele ja ega ta lihtne ei ole kellegi jaoks, et siis oligi see, et iga väiksemgi asi, mis tegin seal niimoodi, et kui üles sain, see kõik oli nii hea tunne, et pigem oligi see, et mul alati oli see suhtumine, et ma pean ise tegema, ma ei tahtnud kellegi abi, et keegi mind aitaks kas voodist üles või niimoodi, et see suhtumine võib-olla andis ka eelise selle kiire taastumise, mis minu puhul näiteks oli. Et kõik ise ja mitte sõltuda teistest. Teised sõbrad, kes te olete samamoodi Reneed tundnud varem, te teate teda nüüd, mida erinevat märkate Rene juures? Tal on rüht on nagu paranenud, ta on, ma arvan, mingi 10-15 sentimeetrit pikemaks kasvanud. Mis ta rääb? Et nagu tõsiselt, et inimesed on näha kohe, et ta on nagu enesekindlad, et tal on rüht on nagu sirge. Äkki ta julgeb nüüd rinna ette lüüa? Täpselt nii ongi. Nagu mees peab olema. Mitte niimoodi, et hoiab ette, vaid ikka niimoodi, et selg on nagu sirge ja rind on ees. Võlad laiad ja nagu peab mees olema. Ma arvan, et kõik on juba ära öeldud, et enesekindlam ja väärtustab pisiasju rohkem, et see on ikka, ma arvan, et see on väga hea tulemus. No siis ei saa ju küsimata jätta, et millised ootused on sul suvele,
kui saab randa minna? ei saa. see suvi veel jääb ära, et see on tingitud sellest, et Armin peab pigmenteeruda ja noh, peab selle suve veel kergemalt võtma. Siiski on piiranguid elule. et järgmine suvi siis saab minna ilusat rühti näitama. jah, et siis saab juba täisvormis minna. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et 6 kuud tagasi, kui palju sind Eesti avalikkus teadis? Ma arvan, et see oli suht koht nullilähedane. Ja mis sa arvad, kus maal oleme me nüüd peale tänast saadet? No peale tänast saadet, eks ma arvan, et seda tagasisidet ja kõike kuuleb veel tükk aega. Et enne saadet siin ilmus Naistelehes artikkel, eile andsin Õhtulehel intervjuu. Et ma arvan, et need ei jää mu viimaseks intervjuudeks ega viimaseks selliseks ajalehtedes ilmumiseks või selliseks suhtlemiseks, ütleme siis nii. Seoses selle niinimetatud äkilise kuulsuse tekkimisega siis, et ma siin natukene võtsin endale sellist taustainfot või kommentaare siis, et kui palju sa loed kommentaare üldse enda kohta, kõige kohta? Võib-olla siukse pilgu viskan peale, aga see on ka üks asi, mida südamesse ei tohi lasta. Et kuna meil on siuke kommenteerimissüsteem inimestel mingil määral vahest harjumuseks saanud, siis lihtsalt peab olema see filter nagu peal, et tõesti mõned kommentaarid olid siuksed hästi positiivse kajaga, et need ikka jäävad meelde. Aga need, kuulakski kohe siit alustuseks ühe positiivse kommentaar. Mis oli kõige positiivsem kommentaar, mida sa enda kohta lugesid, mis hinge läks positiivses mõttes? No, mis nagu selles mõttes hinge läks, oli ka, mis kommenteeris ka saate formaati, et kui eelmine kord Janne puhul tuli mingi vastukaja, et miks oli sellist muudatust vaja või sellist, siis tõesti oli hea lugeda sellist kommentaari, mis tõesti ütles, et selline põhjendus peakski inimesel olema, et sellisesse saatesse pöörduda. Et see tõesti on tegelikult siuke hästi positiivne tagasiside, et ma tean, et osad inimesed tõesti või ma loodan, saavad võib-olla julgust sellega enda probleemidega tegeleda ja ka ise pürgida sinna, kuhu ma ütleme ausalt 2 aastat tagasi arvasin, et ma ei tee midagi sellist. Ja siinkohal ongi kohe küsimus Simmolt. Mida sa ütleksid Simmole, kes kirjutab meile? Tere Rene, kas soovitaksid sellist ettevõtmist ka teistele meestele, kes arvavad, et iluoperatsioonid on naistele? Ma arvan, et iluoperatsioonide seisukohal need ei ole ainult naistele. Need on inimeste, kellel tõesti on probleem või kes ei ole suutnud rahule oma kehaga või soovivad tõesti midagi muuta, mis häirib või mis nende probleemiks on. Et minu jaoks oli see kogemus elumuutev. Ma arvan, et sama teeks ka kõigile teistele, kellel on näiteks taoline probleem. Et tõesti see eemaldab selle ohu, et sa alateadlikult mõtled midagi. Mõtled, et kuidas teised sind vaatavad või niimoodi. Et ta on ikka tõsine, eriti palju enesekindlust annab juurde. No nii, Anni. Ei saate väikest tuleb liiga väljakas asi. No nii, täditütar, mis sina arvad, kas iluoperatsioonide tegemine on naiselik? Defineeri naiselik. No, omane naistele ütleme siis nii, et iluoperatsioonid on iluoperatsioon on ikkagi inimesele, kes tunneb ennast võõrana omas kehas. Et meestele täiesti meestele, naistele, kõikidele. Kui sa ikkagi ei tunne ennast omas kehas, siis sul ei ole ka mingisugust enesekindlust ja enesekindlus viib sind elus edasi. Nii et ma arvan, et sinu poolt on vastus Simmole olemas. Kindlasti tasub võtta ette. Et ega ju selles mõttes, kui see elu muudab, siis mida selles enam kahetseda. Et võib-olla see otsuse langetamine on see kõige keerulisem koht selle kõige juures. Et Simmo, siis on meil Rene,
kes kinnitab, et jah, nii tuleb teha ja Airika andis ka nõusoleku, et see on täiesti mehelik tegevus, pole mingit põhjust muretseda ja nii et aitäh sulle kirja eest ja Tõniselt on küsimus. Kas sul mehena imelik polnud, et meigitakse ja nii? See on see hetk, kus sa mõtled, et mida iganes sa ei ole valmis tegema kaamera nimel või selle lõpuürituse nimel, sest kui nii võtta, see oli ainuke hetk kogu saate vältel, kus midagi reaalselt pandi natuke näkku, aga see oli tõesti väga minimaalne kogus, võib öelda. Et eks see oli selleks, et anda see viimane lihv valgustusele ja kaameratele. Viimane lihv enne Anni ette minekut. Anni nimel oli? Ei, see oli lihtsalt see hetk, mida ma lihtsalt ise ootasin. Ma teadsin, et peale seda, kui see on filmitud, on põhimõtteliselt minu jaoks see teekond läbi. Et see oli see, et tehke minuga ükstaskõik mida, peaasi, et tuleks õhtu ja ma saan siit minema. Aga kuidas oli minna kõikide oma tuttavate sõprade ette? See hetk seal oli üürike, aga mida tegelikult üks inimene siin sees tunneb, kui ta astub teiste ette? Eks ta selles mõttes on, et südame lööb puperdama, et kogu see ürituse organiseerimine, et uksed tehakse lahti, mõtled ise, et mida on kõige targem teha, jalutad sisse, vaatad inimestele otsa, kuulad aplausi, siis hakkad mõtlema, issand jumal. Et ta ongi selline, ütleme, teistmoodi kogemus lihtsalt. Ja tõesti, sel hetkel on juba mõtted hoopis mujal, et kui sa astud sealt ustest, astusin sisse, siis oli juba see, et go with the flow, et lihtsalt naudi seda hetke ja see on nagu selles mõttes see kinnitus, et teekond on läbi. Janne kirjutab sulle. Väga tore muutumine ja nii vapper, aga kas sa tahaksid enda juures veel midagi muuta? Ausalt öeldes? Ei, hetkel küll mitte. Et viimane muutus, mis minu jaoks järgmine ongi ennast füüsiliselt vormi jälle saada ja lihtsalt võtta see aeg enda jaoks, et lihtsalt trenni teha, nautida seda ja noh, ega muuta rohkem eriti enam midagi ei olegi, et need asjad, mis mind häirisid, need said ka lahenduse. On veel midagi muuta? Ei ole. Kõik on muudetud? Jah. Nii, aga tegelikult küsimus Martinilt, et kas pärast sellist operatsiooni võib trennis käia, on vist nüüd juba teada, et trennis sa käia võid? Ja selles mõttes algselt on ikka, et kuskil 3 kuud kohe kindlalt ei saa, et eks see sõltub operatsiooni raskusest ja keerukusest. Kuna mul oli ta suht sinna raskema poolne, siis ma ise mõtlesin ka, et targem on oodata, kui hakata ruttama sinna treeningsaali ja teha sellega endale viga. Annelt küsimus, kuidas disainer ja disaineriga töö meeldis? Mida oleksid ise selga pannud? Stilistiga... eks see oli üks omamoodi kogemus, et ega ma just ise ei oleks selliseid erksamaid värve vaadanud, et ma pigem samal ajal kui poes seal vaatasin, oligi nagu rohkem siuke lillakas triiksvärk silma ja võib-olla oleks rohkem vaadanud sellist formaalsemat siukest nii-öelda outfiti endale, et noh, siin ma olen, ülikond seljas, hea enesetunne on ka hea, et ütleme niimoodi, et mida formaalsem minu jaoks röövastus on, seda enesekindlamalt ma ka selle ennast tunnen. Ma ei taha, Rene, su toredat rõõmu rikkuda, aga see kommentaarium ei pakata ainult positiivsetest kommentaaridest, et kuidas sa suhtud sellesse negatiivsemasse poolesse ja võib-olla ka mõni selline eriti äge kommentaar, mida tahaksid meiega jagada? Ei, selles mõttes negatiivseid kommentaatoreid on alati, nendest ei saa ei üle ega ümber. Nagu ma ennist ütlesin, siin peab olema lihtsalt filter, mida sa lased sisse, mida sa ei lase. Ja ma arvan, et ma olen selles seisukohas suht tugev selle filtri üles ehitamisel, et vaatan küll see negatiivsele otsa, aga
kui see on selle inimese arvamus, mis mina saan sinna enam teha, et igal ühel on õigus oma arvamusele. Mina tean seda, et peale seda läbitud teekonda on minul palju parem olla selles kehas, kui ma olin enne. Tunnen ennast enesekindlamalt ja tõesti, mu elu on muutunud paremaks. Aga kommentaaridest veel rääkides, et Anni, kui palju sina või sinu pihta kommentaar käis? Ma peale saadet kommentaari ei ole näinud veel, aga enne seal nagu midagi ei andnud minu arust, et pigem ikka oli Rene kohta. Et mulle meeldis siuke asi, et ma sain teada, et palganumbrid on üsna suured ja ma tahaks ka neid numbreid näha ja ma sain veel teada seda, minu kallis tööd on Keskerakonnas ja ta nimi on Priit Tooval. Oleks enne teadnud? Ja, et oleks ma seda enne teadnud, et siis oleks targem olnud. See on see alter egona. Aga kui palju mees siis palka saab teadu järgi, mida teised pakuvad seal siukest... Ei saa selliseid numbreid. Siukseid numbreid ei saa, aga need, mis seal pakuvad, on ikkagi peaministri palgast suuremad. Et ma kahtlen, et üks Skype'i töötaja saab rohkem palka kui Eesti peaminister. Ma nägin siin ise ka ühte kommentaari, mis oli tegelikult küsimus selle kohta, et Rene, miks sa varem arsti juurde ei pöördunud, et Skype'i töötajatel peaks hea palk olema? See oli võib-olla ka see, et ma plaanisin seda kõike teha. Aga üks asi, mis ajendas nagu tulema, otsustama selle saate formaadi kasuks, oligi see, et teadvustada ühiskonda. Et see oli pigem nagu mingi määra missioonitundest, et ma ei taha, et võib-olla mõni teine inimene peaks tundma seda, mida mina tundsin. Võib-olla inimene, kes seda vaatas, saab tänu sellele saatele ise nagu julgust, kas või need operatsioonid ette võtta või ta teab, et ta ei ole nagu selle probleemiga üksi. Et on ka teisi inimesi, et võib-olla ongi see siukse üldsuse teavitamine. Nii et palganumbrid on valed, et purustasid illusiooni, et nii palju palka ei saa. Töökoht on selles mõttes küll hea ja huvitav, et firmad julgen kõikide soovitada, et kui võimalus tööle tulla on, siis tulge aga. Aga kui ruttu sul see mõte tegelikult tekkis, et siin mõned kommenteerijad arvavad teadvat, et sa ootasidki saadet, et minna muutuma, et kuidas siis tegelikult? No see mõte oli tükk aega peas. See oligi nagu enda poolt juba mingi määra valmis mõelda, et mingi hetk ma pean selle ära tegema. Sest ma teadsin, et see muudaks mu elu. Et see saade lihtsalt nagu ennist öeldud, andiski lihtsalt see võimalus teadvustada seda probleemi nagu suuremale ühtsusele. Tahaksin sulle lugeda ühe sinu töökaaslase kommentaari. Jutu järgi siis ka Skype'i inimene, jah? Panin korra varem, kui ta koridoris vastu tuli tähele, et noormehel nati selle asjaga probleeme on. Oleks tahtnud korrigeerivat pesu või sportspraad soovitada. Omal on sarnased probleemid, aga teistes piirkondades ja naisterahvana. Aga kuidas sa lähed meesterahvale ütlema, et rinnahoidja oleks abiks? Nüüd üks päev tuli jälle vastu ja vaatasin, et olukord kuidagi parem. Väga hea meel, et saatest abi sai. Rippuv rind naisterahvana on veel üleelatav, polstriga tissitasku ja kärab küll, aga noormehel on sellega niru elada. PS, see, et Skype'ikad kõik pururikkad on müüt. Enamik meist on ikka tavalised IT-neegrid, kes saavad tavalise IT-neegri palka ja ilulõikuse jaoks küll kusagil raha üle ei jää. Hea kui miski romu pee all ja katus pea kohal, õppelaenud makstud ning pere kenasti toidetud. Kuidas kommenteerid? Kolleegid astusid kaitseks välja. See on nagu, et kui seal esimeses saate osas näidati ka seda pusa, mis oli, siis tegelikult Skype on siin hästi kokkuhoidev kogukond, ütleme niimoodi seal juhul. Et kõikidel on kenad pusad, kuhu on suurelt peale kirjutatud Team Skype, et me töötame ühe eesmärgi nimel. Ja see võib-olla ühtlustabki nagu seda meie töökeskkonda, et me töötame ühes suunas ja eks ikka omasid ju kaitstakse.
või öeldakse midagi positiivset ja kõike seda. Et seda kommentaari ma lugesin ka enne siia saabumist ja see tõi ikka hea muige esile, et tõesti tore ja loomulikult kõik kolleegid, kes teavad, kes reklaamidest nägid, lihtsalt ütlesidki, et äärmiselt positiivne muutus ja olid kõik toetavad selles mõttes. Kuidas teil on lugeda kommentaare? Kindlasti loete, huvi on ju suur, eks ju, öeldakse, et meie kunagi kommentaari ei loe, aga kui oma tuttava kohta käib, no siis ikka ju korra piilume. Et mis tundega? Tegelikult nüüd ei olegi nagu eriti lugenud. Ma seda kommentaari ma lugesin tegelikult ise ka. Et see oli üks väheseid sellised positiivsed, mis seal silma jäid, siis selle ikka lugesin nagu läbi, aga jah, nagu ei oska veel öelda, et ei ole lugenud neid. Mis tundega siis homme lugemiseks läheb, kommentaaride lugemiseks? Noh, eks ma arvan, et siis on nagu rohkem seda järelkaja ja kõike, sest saade on nüüd eetris olnud, et need, kes saate vastu huvi tundsid või ajendatud artiklitest ja kõikidest, mis on meedias käinud. Et ma arvan, et see vastab päris paljude inimeste küsimustele või lükkab ümber mõned kommentaarid, mis on kirjutatud, et eks seda järelkaja tuleb ja eks homme ikka saab arvatavasti huviga mõnda kommentaari loetud. Aga natuke julgustust võib-olla veel täna õhtust kaasa, et meile on kirjutanud arvatavasti siis keegi sinu sõber. Nimi on Can Terkan. Congratulations, Rene, I'm glad to see you there. Good luck. Et ilmselt siis selline sisekiri, jah? Noh, jah. Niivõrd kuivõrd. Ja üks Facebooki kommentaar ka lõpetuseks. Kristiina on kirjutanud, loodan, et saate lõpuks muutub neiuga viisakamaks ja mõistvamaks. Algus on tehtud. Sina oled homne staar. Pigem paistab nii, jah. Kuidas oled valmis, sest tegelikult tahtsingi küsida, et kõik, kes te tulite siia, olete ka ju tegelikult osad sellest, et eriti Anni. Mis see küsimus oli? Valmis meediaga suhtlema, valmis vastama küsimustele? Ma väga ei usu, et meedia mind väga kätte saab saada, et pigem jäävad nüüd sinna netikommentaatorite tasemele, kes seal siis leiavad, et ma olen ikka räme nõid ja et siuke naine ei kõlba kuskile, et ma arvan, et midagi siukest saab võib tulla. Tead küll, mida õenemad ütlevad, selle kadedamad on. Eks ta nii tipu. Nii, aga põhimõtteliselt oleme me oma kommentaaridega ja kirjadega saanud mäele. Kas teil on endal midagi veel, mis jäi mulje, äkki saatest vaatasite, et teie esimene reaktsioon oli siin, et oi, et päris tore saade oli. Et mis sa nüüd tagantjärgi vaadates arvad, et kas see, mida sa soovisid, tuli saatest välja ja kas inimesed on nüüd piisavalt teadlikud sellest, mis sa tahtsid öelda? Ma arvan, et see tuli selles mõttes saatest välja, sest ainuüksi see, et tulla põhimõtteliselt ainult aluspükste ees terve Eesti ette televisiooni, juba ainuüksi see näitab või annab inimestele teada, et probleem eksisteerib. Ja ma arvan, et see teadvustas päris paljudele seda mis võivad olla õigemini see probleemi tagajärjed või isegi mille tõttu need probleemid võivad olla. Et ma tõesti loodan, et inimestele jõudis point kohale ja võib-olla see tõesti aitab mõne samasuguse saatusega inimest samuti raja peal, nagu see mind kõik tegelikult see protsess ja kõik see eelnev on aidanud. Et ma arvan, et kui seda ei oleks varasemalt olnud, ma ei oleks selline inimene, kes ma olen praegu. Ja kuigi mina pean lõpetuseks veel küsima võib-olla sellise küsimuse, et kuigi arst juba küsis ära seal samas lõpupäeval su käest, et kas sa teeksid kõike seda uuesti, siis ma ikka küsiks selle ka veel kõik üle. Jah, ma teeks seda uuesti, sest see oli probleem, mis ei lasknud mul elada täisväärtuslikku elu või seda, mida ma soovin. No nii, aga siis võib iseloomustada seda sinu imelist muutumist nii. Sina said nüüd sammukese lähemale, et püüelda oma unistuste poole, sa oled rahul, enesetunne on parem
nibud on alles, pruut on ka alles, et põhimõtteliselt vist on asja eesmärk ja pruut on rahul, mis kõige tähtsam, pruut ei ole pettunud, pruut on rahul, et ma arvan, et sellega on väga ilus saade ka lõpetada ja meil on vaja nüüd loosida välja auhinnad, aga enne kui me asume auhindade loosimise juurde, on meil kommentaar ühelt arstilt. Nii. See on meditsiiniliselt super, mis Reneega tehti. Rene on väga tubli ja väga tubli eeskuju kõigile meestele. Kindlasti paned sa ka teisi mehi mõtlema, sest tegelikult on sarnaseid probleeme väga paljudel. Mehed julgevad nüüd ka kindlasti tema eeskujul muutusi ette võtta. Tubli ja jõudu. No see on küll positiivne noot siia kõige lõpetuseks, mitte et asi väga negatiivne oleks olnud, aga nüüd tahaksin ma, Rene, et sina mõtled ühele numbrile, või mitte numbrile, alustuseks mõtleme selle peale, et mis kommentaar või küsimus sulle meeldis, ma loodan, et sa mäletad neid ja sõbrad ka, et meie auhinnad, et anname siis välja 2 Santa Maria komplekti, maitseainete komplekti ja ühes on siis tõesti selline uhke taipärased toidud, maitseained ja teises oli siis, vaatame üle, need komplektid on natukene erinevad. Ja teie mõelge senikaua küsimuste peale, mis meil olid. Nii, teeme siis sellise väikse jagamise, et Rene, esimene komplekt, see, mida me siin palju lappasime enne, selliseid uhkeid asju täis, et võtaksime siis sinu poolt kõige parem küsimus, kommentaar, et mis sulle endale meeldis? Selles mõttes, et selle Simmo küsimus oli siuke, vist ma arvan, võlgub väga paljudel mõtteis. Simmo? Küsimus, et kas soovitaksid sellist ettemõtmist ka teistele meestele, kes arvavad, et topid on naistele? Jah, et asjalik küsimus ja see on ka küsimus, mida ma olen väljaspool seda saadet ka minu käest küsitud ja tõesti, ma arvan, et paljudel on just see idee, mida Simmo kirjeldas, et paljud arvavad, et sellised iluoperatsioonid ongi naistele mõeldud, mis minu arust ei ole nagu tõsi. Simmo, sinule aitäh küsimuse saatmise eest ja meie imeline muutuja Rene siis otsustas, et sinu küsimus oli parim ja selle eest ka see parim komplekt, mis üldse ma arvan olla saab. Nii, nüüd on meil stuudios sõbrad, kellele ka meeldis mõni küsimus või kommentaar. Mida teie arvate? Kes võiks saada teise Santa Maria komplekti omanikuks? Võib-olla see viimane arsti kommentaar, et just, et see ka jälle tõi välja selle, et see probleem pole ainult Reneel ja see on teistel ja et võib selle probleemiga arsti poole pöörduda, et ehk aitab midagi. Arsti nime mul siin küll ei ole, aga kuna see on meil tulnud läbi meie ikkagi teise ekraani lehe, siis ma arvan, et me tuvastame selle arsti ka ära, kes selle küsimuse esitas ja julgustuse eest siis arstile teine Santa Maria komplekt. Päris lõpetanud me veel ei ole. Meil oleks vaja nüüd loosida meie Facebooki fännide seast üks inimene, kes pääseb siis lõpuloosimisse ja meil oleks vaja nüüd ühte numbrit ja ütle meile number vahemikus 1 kuni 1138. Võtaks üks ilusa numbri nagu 777. Nii, kohe vaatame. Kes on see õnnelik, kes osaleb veel Hispaanias ei ole, sammuke on veel minna, aga siiski olete te finaalis 19. aprillil ja see inimene on Sigrid Sarapik. Sigrid Sarapik on laikinud meie lehekülge, järgib meie tegevusi. Kui sa jälgid ka meid praegu, siis oled finaalis. Palju õnne sulle, Sigrid! Ja meie
tänaseks siis ma arvan, hakkame otsi kokku tõmbama. Auhinnad on loositud, jutud on räägitud ja aitäh, et te meie stuudiosse tulite ja et te teist ekraani tegelikult, olgem ausad, nüüd elavabaks muutsite. Ma loodan, et teil oli ka lõbus meiega koos siin olla, minuga koos siin olla ja kõikide teise ekraani vaatajatega. Ja Rene, soovin sulle jõudu ja jaksu kõikide soovide poole püüdlemisel. Aitäh sulle, Anni. Loodan, et oled edaspidi sama rahul. Ja teistele ka, tore, et tulite ja aitäh, et meiega olite. Kallid teise ekraani vaatajad, tänaseks siis hakkame lõpetama ja teine ekraan on tagasi juba homme ja siis on juba uued teemad ja uued tegemised. Ühiskondlikult aktiivsed inimesed, olge siis valmis homme kirjutama, joonistama, helistama, mida iganes. Aitäh ka minu poolt. Head õhtut!